Tere tulemast kuulama! Täna räägin ma teemast, mis puudutab igaüht meist. Kodu ja kodutunne. Kodu ei ole ainult koht, kus me elame. Kodu on tunne. Ja see tunne võib olla väga erinev. Minu jaoks algab kodutunne väikestest asjadest. Näiteks hommikune valgus aknal, tuttav lõhn köögis või see, kuidas põrand natuke nagiseb, kui ma kõnnin. Need on väikesed märgid, mis ütlevad, sa oled õiges kohas. Kui ma mõtlen oma lapsepõlve kodule, siis meenub mulle alati soe ahi ja vana laud, mille ümber me istusime. Seal oli alati natuke segadust, natuke naeru ja natuke müra. Aga just see segadus tegi sellest koha, kus ma tundsin end turvaliselt. Kodu võib olla ka väga vaikne. Mõnikord on kodutunne just see hetk, kui sa tuled õhtul koju, paned mantli ära ja tunned, kuidas päev langeb õlgadelt maha. See on tunne, et sa ei pea enam kiirustama. Kodu ei ole alati seotud ühe majaga. Mõned inimesed tunnevad kodutunnet hoopis looduses, metsas, mere ääres või oma lemmikkohvikus. Ja mõnikord on kodu seal, kus on inimesed, keda sa armastad. Minu jaoks on kodu koht, kus ma saan olla mina ise. Kus ma ei pea midagi tõestama. Kus ma võin olla väsinud, rõõmus, kurb või vaikne. Ja see on kõik okei. Kodu on rohkem kui seinad ja katus. See on mälestused, hääled, lõhnad ja inimesed. See on tunne, mis tuleb südamesse, kui sa ütled, ma olen kodus.